Tere päevast kõigile, võtan prillid eest ära, tead, siis ei läigi nii palju hästi vastu, onju. Aga täna on äge päev ja ma olen Tallinnas ja selliseid päevi ei saa kasutamata jätta, onju. Nii et Marleen, aitäh, et väga lühikese etteteatamisega saime kokku lepitud kohtumise ja oleme nüüd siin. Tere Karmo, tere kõigile, kes tulevad meid vaatama, kas otse laivis või järgi. Väga hea meel, et juhtus selline juhus. Juhtus, onju. Juhtus selline juhus, et me mõlemad koos Tallinnas oleme. Tegelikult on juhused, nagu me oleme ära õppinud vist kahekesi, et juhused väga ei ole ja teadlikult rajatud rohkem asjad. Aga see selleks, aga Marleen jagab kohe meid. Jaga meid. Ma ei tea, kuidas see asi käib. Mina juba tean. Aga mina tean seda, et Marleen on üks paganama äge inimene. Ja see kõlab jubedalt minu see paganama ja äge vaata nagu onju. Aga see eesti keeles on kuidagi sõnade kasutus on kuidagi imelik kohati. Aga me loome kogu aeg midagi iseendale ja aitame leida teistel teid tegelikult. Ma ei saa öelda, et meie leiame teid teiste jaoks, teised peavad ikka ise leidma. Aga sina oled ka nüüd aastaid teed rajanud teadlikult oma elu. Mida sa oled sellel teekonnal õppinud? Mida ma sellel teekonnal õppinud? Ja mida sa oled õppinud sellel teekonnal? Sul hakkas see pihta aastal 2006. 2006, väga hästi mäletad. Ja. Ühe asjaga seoses jäi meelde vaata. Ja, sest mina vaatasin tol hetkel Secreti filmi ja arvasin, et see on jama. Sina tegid teise otsuse. Mina vaatasin The Secreti filmi ja tollel hetkel, kui me läheme nüüd tagasi ajalukku, siis ma olin suutnud endale 20. alguses kokku keerata sellise elu, kus kõik oli valesti. Ehk siis kehakaaluga olid probleemid, tervisega olid probleemid, suhetes olid väljakutsed, elukohaga olid väljakutsed, pangalaenud olid peal, ma ei suutnud valida välja, et mida ma elus teha tahan, aga aru saada, kus ma peaksin kuuluma. Vahetasin ühe töökoha teise järel, ühesõnaga see oli katastroof kuubis periood ja lõppes siis totaalse depressiooniga ja see pani mind küsima suuri küsimusi. Miks me siin planeedil tegelikult oleme? Mis siin tegelikult toimub? Mul on palju energiat, ma püüan täiega fookuses olla. Kuidas saab olla, et ma loon sitta? Ja eks see küsimus on ka minul peast läbi käinud aastaid tagasi. Ja siis sellel hetkel ma sattusin bioenergeetikasse ja bioenergeetika järel jõudis minuni film The Secret. Ja ma vaatasin seda filmi ja ta andis maailma kõige lihtsama valemi. Meie mõtted on need, mis suunavad kogu meie reaalsust. Sinust saab see, millest sa mõtled. Ja kuna ma olin nii põhjas, siis tollel hetkel, kui sa oled nii põhjas, siis mina tegin sellise valiku, et mul ei olnud mitte midagi enam kaotada. Ja ma läksin 30 päevaks totaalsele negatiivsuse dieedile. Ma võtsin ette sellise projekti, et 30 päeva järjest ma keelasin ära igasuguse vingumise, virisemise ja enesekriitika. Ja ma tegin paralleelselt siis endaga tööd selle koha peale, et ma lõin endale oma elu esimese vision boardi, visioonitahvli. Ja ma panin sinna siis kokku sellise klassikalise pildi, mis on siis need asjad, mida ma võiksin tahta, mida üks klassikaline naisterahvas 20. alguses tahaks leida. No, ütle. Armastust, mees, kodu, lapsed, auto ja head sissetulekud, tervis, ilus välimus ja põhimõtteliselt, ma ei tea, siuksed asjad oli. Ja 2 aastaga oli kõik olemas. Ja tollel hetkel, mis juhtus, oli see, et see minu reaalsus hakkas pöörduma nii kiiresti, et inimesed kõrvalt ei suutnud nagu järge pidada sellega või nagu reaalselt nad arvasid, et mis toimub, et kuidas see nüüd äkki saab olla nii, et lampi sul on kõik äkki korras, kui me ju teame, et sul olid enne asjad paigast ära, et sul on vedanud. Ja õnne on olnud ja vedanud on ja seda lauset me oleme tihti kuulnud, on ja? Ja täiega, et sul on vedanud ja tõenäoliselt sa leidsid ikka mehe. Ja ma pidin korduvalt vastama tänaval nendele küsimustele ja kaasa arvatud siis nagu kaasa noogutama, kui mulle öeldaks, mis sul viga, ma näen, et vaatan pilte netist, et teil läheb kõik nii hästi, sa leidsid rikka mehe ja sul on kõik hästi. Ja tead, klassikalises mõttes oleks ma võinud ju öelda neile, et tead, aus tõde on see, et kui me mehega kohtusime,
siis abikaasaga siis sellel hetkel me lugesime, kumbal on rohkem võlgu. Aga meie koos ühine töö ja ühine jõud, sest tema oli ka üks nendest asjadest ju, mida ma manifesteerisin, läks aega täpselt 4 päeva, kuni ma küsisin ja ta ilmus. Ja pluss kõik need aastad eeltööd on ju. Ja siis sellel hetkel, kui keegi mulle tuli ütlema, et mis sul viga, et sa oled täiega rikka mehe leidnud endale, siis teab, ma lihtsalt noogutasin kaasa, ütlesin jaa, täiega leidsin rikka mehe, lihtsalt nagu kõige ägedama ja kõige rikkama mehe üldse. Ja täiega andsin sellele nagu hoogu ja volüümi juurde, et loomulikult mul lähebki hästi ja see peabki nii olema. Et minu jaoks The Secret sai pöördpunktiks, mis lükkas mu sellele rajale, et ma leidsin üles, kes ma päriselt olen, miks ma olen siia planeedile sündinud ja siis jäi ainult vastata, et mida oma igapäevaeluga veel pihta hakata. Ja sealt ma jõudsin juba selleni, et kui need materjalid keerasid minu elu nii kardinaalselt ümber, siis ma lihtsalt tahan, et absoluutselt iga inimene saaks sellest puudutatud. Ja et kõik, kellel on minu kogemusele natukenegi sarnane seis, et sul on elus olukorrad, kus asjad ei ole nii, nagu sa tahad, kus sul on väljakutsed ja kus sa tunned, et sa oled lõksus ja kus sa ei saa aru, nagu mida sa pead tegema teisiti ja sa ei saa aru, mida sa teed valesti, siis ma lihtsalt nii hullult tahtsin, et see materjal jõuaks absoluutselt iga inimeseni siin planeedil Maa, et see reaalsus toimib absoluutselt teistmoodi, kui meile tegelikult koolis õpetatud on. Jah, koolis me vist täna rääkima ei hakka. Aga igal inimesel õnneks on olemas need valikuvõimalused, nad saavad ise uurida seda materjali, suudavad uurida asju ja saavad alati pöörduda meie poole, saavad pöörduda paljude teiste inimeste poole, kes tegelikult üle maailma teevad seda sama asja, viivad ellu, mida meie teeme. Mis mulle meeldib ongi see, et tegelikult sa oled siis ju aastast 2006 oled pühendanud nagu edasi andnud seda informatsiooni. Ma tegelikult jõudsin siis teiste inimeste õpetamiseni ja nende koolitamiseni aastal 2009 ja suuremalt 2010, kui ma jõudsin siis Bob Proctorini ja tegin ära oma Life Success Consultant nagu paberid ja nagu ma aru saan, siis meid Eestis väga mitu ei ole, aga sina oled ja mina olen peidus sellega täiega, mina kuskilt seda suurelt välja ei loe, et ma Bobi konsultant tegelikult olen. Aga Bob andis mulle sellise mõnusa hüppelaua tollel hetkel, et ta andis mulle need struktuurid ja ta andis mulle selle julguse asjadega pihta hakata ja ma mäletan siiamaani, kuidas ma alustasin selle kõigega niimoodi, et isa jääd näpuga järge sealt mõtlemist muutes rikkaks raamatust ja siis samal ajal lähed ja teed oma mastermindi kohtumise ära ja siis ajad näpuga järge ja siis iga päev loed ja kõik mul oli õnneks niimoodi, et meil oli metsamaja Tartust sellise mõnusa 40 minuti sõidu kaugusel, nii et ma sain ikka kõvasti uhada seda teekonda nende Bobi plaatidega seal kõik. Ja siis olid plaadid ja plaatidega reaalselt nagu goal achieverid ja nagu winners image'id ja mis meil sealt kõik läbi ei käinud, success puzzle ja nii edasi, et see materjal tegelikult, kui sa selle endasse lased, siis ta lihtsalt hakkab sind seestpoolt väljapoole ümber tegema ja muutma, sa hakkad nägema elu absoluutselt teise nurga alt ja selle võrra muutub kogu sinu taju sellest reaalsusest ja sellest, mis on sinu jaoks võimalik. Seega edasi andnud inimestele praeguseks siis 11-12 aastat. Mõtlen, ma toon lihtsalt paralleeli. Sina, Marleen, oled seda teinud 11 aastat, mina olen teinud siis 2017, 18, ma täna 5 aasta. Siis Bob Proctor on seda teinud 60 aastat. 60 aastat on ta tahtnud aidata inimesi, inimkonda, et nad hakkaksid mõtlema. Alguses neil ei olnud ju internetti on ju, nagu meie praegu siin istume ja teeme oma podcasti intervjuud. Siis ei olnud seda. Sa pidid reaalselt kohale sõitma kuskile, teha seda koolitust inimestele, sest interneti polnud veel leiutatud sellisel kujul. Ja kuhu me oleme tegelikult jõudnud praegu, me võime ükskõik millises maailma otsas istuda, oleme siin Tallinnas praegu, seda saab vaadata Austraalias, seda saab samal ajal vaadata Ameerikas. See on nagu ja tegelikult ongi nagu see koht, et nagu, kui ma vaatan seda, kuidas maailm on arenenud läbi selle ajaga, kui mina olen koolitanud, ega tollel hetkel meie ei möllanud Facebookis, meil oli reaalselt selline asi nagu blogi ja blogil oli reaalselt nagu uudiskiri ja siis uudiskirjast öeldi, et nüüd tuleb selline kokkusaamine siin ja seal. Aga ma näen, et
mulle hullult meeldib vaadates tänapäeva tehnoloogia arengut nagu tulla kogu aeg tagasi selle juurde, et meil praegu levib hästi palju materjali selle kohta, kuidas see internet on ikka nii hullult halb ja kuidas meie sotsiaalmeedia on hullult halb ja kuidas meie YouTube ikka rikub meie lapsed ära ja TikTok keerab üldse nad aia taha, nii et nad ei tulegi sealt enam tagasi, nad on igaveseks hävitatud. Ma ei tea, kes see on, aga hea küll. Ja siis, no see on see, mis levib, on. Okay. Ja siis me peame meeletult oma lapsi justkui nagu hoidma selle meedia eest ja nii edasi. Ja mulle nii meeldib see, kuidas tänu Boobile jõudis minuni see siuke lause, et you can cook a man's dinner on a fire, you can also cook the man. Ehk siis sa võid küpsetada selle lõkkeleegi peal, tuleleegi peal ära selle mehe õhtusöögi, et ta saaks midagi süüa, või sa võid ära küpsetada kogu selle mehe. Ja ma arvan, et tehnoloogia areng ja internet ja kõik need nagu sotsiaalmeedia võimalused, mis meieni praeguseks jõudnud on täpselt samamoodi. Küsimus ei ole selles, et kas nad on head või halvad, küsimus on, kui teadlikult sa neid kasutad. Ja juhul, kui sa kasutad sotsiaalmeediat teadlikult, juhul, kui sa kasutad kõiki neid võimalusi, mis tehnoloogia meieni toob teadlikult, siis see on just see miski, mis saab aitama inimkonda sellest vanast reaalsusest üle minema uude. Absoluutselt nõus, sest mõtlen, et kas või täna teeme sinna seda intervjuud sinuga ja mina ütlen alati, et rõõmsat vestlust. Ja see võib jõuda tuhande inimesteni. Ja kui sulle see, mis me räägime siin Marleniga meeldib, siis sa võid seda vabalt jagada. Jaga, et see jõuaks inimestele, et nad saaksid aru, et tegelikult see, kus sa hetkel oled ja kuhu sa tahad minna, võib olla nagu öö ja päev. Aga kui sa tead, kuhu sa tahad minna ja hakkad liikuma selles suunas, ja ei lase minevikul ennast takistada, sest mineviku tagada on meil kõigil olemas, no mis vahet seal on. Me oleme kõik midagi teinud kunagi. Aga kui me teame, kuhu me tahame minna, siis ja hoiame fookus sellel, siis tegelikult sa ütlesid paar aastat on ja mina ütlen ka, et ikkagi ütleme aasta kuni 1,5 on ja siis oli täiesti totaalselt muutunud elu. Ja see ongi see koht, et kui ma mäletan, et kui ma kuskil 20. keskel hakkasin jõudma nagu selle tajuni, et igalt poolt öeldi mulle, et tead, et korralikumad projektid võtavad paar aastat, 2-5, et millenegi nagu korralikuni jõuda. Ja mina olin tollel hetkel nii tuline, et minul oli, et ei, minul on vaja rikkaks saada, vabaks saada, finantsiliselt vabaks saada, edukaks saada, nüüd ju kohe üleöö. Ja nagu tollel hetkel ma nagu üldse ei suutnud ära seedida seda, kuidas igasugune loomisprotsess võtab aega. Ja me kõigepealt peame võtma selle idee seemne ja istutama sinna mulda ja siis ta lihtsalt istub seal ja sa vahid seda potti ja sulle tundub, et mitte midagi ei toimu ja sa tahaks seda iga päev üles kaevata ja vaadata, et kas see seeme on idanema hakanud. Aga reaalsus on see, et jäta see seeme rahule, aga hoolitse tema eest. Ehk siis nagu anna talle see keskkond, kus ta saab kasvada, mida seeme vajab, ta vajab valgust, ta vajab toitu, ehk siis ta vajab vett, ta vajab valgust, ta vajab seda sooja keskkonda, sa ei saa lükata ta õue lumehange, ta ei kasva seal. Ehk siis nagu meie ideedega on täpselt sama lugu, et me peame hakkama aru saama, et tegelikult isegi kui me arvame, et me ei kasuta külgetõmbeseadust või teadlikku loomist, siis me tegelikult kõik kogu aeg loome oma elu. Ja me tegelikult absoluutselt iga inimene planeedil Maa kasutab külgetõmbeseadust, iga inimene planeedil Maa suunab oma elu ja oma reaalsust nagu vastavalt sellele, millele ta paneb oma fookuse. Nüüd juhul, kui sa teed seda teadlikult, siis võib juhtuda, et asjad hakkavad minema sinna poole, kuhu sina tahad, et nad läheksid. Ja kui sa ei tee seda teadlikult, siis nad lihtsalt lähevad sinna, kuhu väline keskkond neid lükkab. Ja praegusel hetkel käib meeletu infosõda inimeste meele üle, meeletu infosõda selle üle, et istutada meisse hirmu, istutada meisse nagu alalhoidlikkust, istutada meisse kellegi teise kõrgema välise kuulamist, kellel on rohkem infot selle kohta, mis on meie tervisele hea, kuidas me peaksime käituma, rääkimata sellest, et kus meie lapsed kasvavad ja missugust tööd me peame tegema ja et meil peavad olema mingid pangalaenud ja nii edasi. Et tegelikult inimkond on selles murdepunktis, kus me murrame välja sellest, et me hakkame aru saama, et et ma saangi kõike luua ja ma saan painutada reaalsust ja asjad ei tule üleöö, aga jumal tänatud, et nad ei tule üleöö. Jumal tänatud, et nad ei tule üle. Kui kõik, mida sa mõtled, oleks järgmisel hetkel siin samas sinu juures, siis me jõuame sama hetkeni nagu The Secreti film, kus mehel oli siis mõte elevandist ja järgmisel hetkel oli see sama suur elevant tema sealt toas ja tegi ühe ilusa suure junni keset tuba, mida ta seal järgmine hetk koristada sai. See oli niivõrd visuaalselt nii ilusti välja toodud, et me tegelikult ei taha, et meie reaalsus painduks nii. Me vajame seda, et meil on see
periood, kui see seeme idaneb ja kasvab ja mina inimesena muutun ja arenen ja kasvan järgi selleks kellekski, kes on selle uue reaalsusega üldse valmis kohtuma. Sellepärast, et ma arvan küll, et ma tahan seda teistsugust elu. Aga tõde on see, et me oleme vägagi sõltuvuses oma reaalsusest sellisena, nagu me temaga harjunud oleme. Ja meil on väga raske üles tunnistada, et tihtipeale me oleme sõltuvuses väga paljudest negatiivsetest asjadest. Kes seda tahaks endale tunnistada? Ja see on niivõrd lihtne, sellepärast, et nagu see ei ole lihtsalt see, et ma olen sõltuvuses ala sellest, et mul on halvad harjumused, et ma näiteks söön ebatervislikult või vaatan, ma ei tea, õhtuti passin nagu teleka ees või vaatan filme, vaid sõltuvuses keemilistest komponentidest, mis tekivad meie elus, kui me mängime mingeid rolle uuesti läbi. Kui sa oled harjunud stressama ja sulle antakse kätte puhkus, siis teie, kes te olete ületöötajad, öelge mulle nüüd ja kohe, kui kerge sul on tollel hetkel sellel puhkusel välja lülitada. Kui sulle öeldakse, et kuu aega, nüüd ei ole enam sul ühtegi töökohustust, sa ei pea tegema ühtegi töökõnet, sa lähed hulluks seal, sa jõuad selle pool päeva seal nagu ära lesida, heal juhul pingutad 3 ära ja siis sa hakkad juba otsima, mida sa teha saad ja stressama erinevate asjade pärast, kui sa oled harjunud stressama. Absoluutselt olen sinuga nõus, sest enamus inimesi, kui nad teevad tööd pingeliselt, tööd on ja, ja nüüd nad saavad järsku puhkusele minna, nad jäävad kõigepealt haigeks. Nad ei oskagi seda, nad ei oskagi olla teistmoodi kui stressis. Ja samamoodi on see, et kui me oleme harjunud näiteks pidevalt olema väsinud, sellepärast, et me teeme päeva jooksul rohkem, kui me jõuame ja jaksame, siis me tegelikult ei teagi, mis tunne see on, kui ma annan endale aega ja ma võin ennast lihtsalt välja magada nii, nagu mina tahan, ma isegi ei oska. Mul on see aeg olemas, ma ei kasuta seda selleks, et puhata, ma kasutan seda selleks, et ikka veel ennast üle koormata mingi järgmise asjaga. Kui ma olen harjunud näiteks muretsema oma laste pärast lapsevanemana, siis see on niivõrd jabur, ma võin oma lapsed anda kellegi teise hoolde, minna oma mehega õhtul teidile ja ma ikkagi stressan sellepärast, et kas lastega on ikka kõik korras ja kas vanema ikkagi pani nad õigel ajal magama ja kas ta ikka ei andnud neile õhtul liiga hilja nagu jäätist ega suhkrut süüa ja ega nagu jumala eest, kas nad ikkagi õues käisid. Et nagu kui mul on nagu komme nagu stressata, siis ma loon selle taas ja sellepärast me peame muutma ära oma ellu suhtumise nagu sisemiselt siin ja praegu ja väline reaalsus, kui ta muutuma hakkab. Mina pean olema juba valmis elama selles uues reaalsuses. Kuidas ma üldse olen võimeline vastu võtma selle, et vau, aga mul olekski selline elu, kus mul ongi nii palju aega, nagu ma tahan. Ja ma teen seda, mida ma tahan, siis kui ma tahan, nii nagu ma tahan. Ja see on niivõrd huvitav praegu vaadata, kuidas ma olen käinud, nagu ma käisin just praegu alles hiljuti esinemas Täitsa Pekkis podcastis, mis oli üliäge kogemus. Ja me saime tõsiselt vaielda selle teema üle. No ei saa olla, et sa teed ainult seda, mida sa tahad. Saab küll. No ei saa ikka. No ikkagi mingid asjad peavad ikkagi olema sellised ka, et sa teed nii, et ikkagi vastu tahtmist ja sellepärast, et muidu ei saagi midagi tehtud. Ja see paradigma on meis nii sügaval, sellepärast, et me oleme lapsest peale olnud selles, et meid on sunnitud, koolis on sunnitud, lasteaias on sunnitud, üles pidid tõusma siis, kui ei tahtnud. Nagu hommikul oli väljas veel pime ja kõle ja külm ja sa pidid ennast üles ajama 5 päeva nädalas, nagu minema nende pimedate tänavate peale õue, kui tegelikult keha ütleb, et see pole veel see aeg. Ehk siis selle võrra nagu sa peadki ennast nagu harjutama juba praegu nagu eos, aru saama sellest, et kõik tuleb, mida iganes sa küsid, mis iganes fookuse sa endale paned, aga sina sisemiselt pead kasvama ja muutuma ja sa kohtud selle uue reaalsusega sellel hetkel, kui sina oled valmis, kui sina oled jõudnud sellesse uude olekusse, kus sinu minapilt tegelikult sellel hetkel hakkab klappima selle uue sinuga, selle uue eluga, mida sa nagu endale küsinud oled. Kusjuures jumast head, sa tõid sisse selle minapildi, vaata, sest tegelikult ju kogu meie reaalsus on vastavalt meie minapildid, kuidas meie ennast ise näeme. Ja kui me näeme ennast selline luuserina ja ei saa hakkama ja sellise inimesena, siis me tegelikult ei saagi saada seda paremat tulevikku. Me võime tahta seda nii palju, kui tahame. Ja enamus inimesed tahavad kogu aeg paremat tulevikku. Nad ei ole valmis ise muutuma. Ja mitte kellelegi meeldi, kui teda muudetakse, aga sa pead olema ise valmis. Vaata, sinul tuli ka muutustega, et sa ise tahtsid muutust. Minul tuli muutus, sest ma väga tahtsin muutust, sest ma sain aru, et niimoodi edasi ei saa enam minna. Ja need inimesed, kes jõuavad ka mulle coachingusse ja juhendamisse, need inimesed on ka täpselt selles murdepunktis, kus nad tunnevad, et nad tahavad seda muutust. Sest kui inimene ei taha, siis ta nii mitte midagi tegema ei hakka. Ja tead, see on nii äge, kuidas minuni jõudis alles hiljuti üks siuke lause, et
kõik teie, kes te olete vähegi nagu proovinud iseennast kunagi muuta, te teate nagu kuivõrd suur töö see tegelikult meie jaoks on, sest me põhimõtteliselt tegelikult programmeerime ümber oma alateadvuse tolles ajahetkes. Ja et kui sa oled vähegi proovinud muuta ennast ja sa tead, kui keeruline see on, siis sa võiksid nagu eos aru saada juba, kui võimatu on muuta kedagi teist. Sellepärast, ära parem proovigi, sest mõttes, et ainus, keda me saame muuta, oleme meie ise ja alguses võib see tunduda nagu tohutult nagu koormav ja ahastav, sellepärast, et ma tahaks öelda, et aga minu mees, aga minu naine, aga minu lapsed, aga minu vanemad, aga minu töökaaslased, aga minu sõbrad on et aga nemad ei muutu ja mina ei saa sellepärast elada seda elu, mida mina elada tahan. Aga reaalsus on see, et väline maailm on sinu sisemise maailma peegeldus. Ja kui sinu olemus muutub, siis see energia, mida sa endast välja saadad, see vibratsioon, see sagedus, mida sa välja saadad, see hakkab looma teistsugust energia välja, mille võrra ka teistsugust kogemust, mille võrra nagu miljoneid lugusid, kus kui sa muudad ära selle, mida sina maailma kohta tõeks pead, kui sa muudad ära selle, kelleks sa ennast pead ja järgmisel hetkel sa kohtud kellegiga, kes on sulle alati olnud mingil kujul, mingi väljakutse, kuidas järgmisel hetkel sa saad aru, et vau, ma näiteks tegime ühe naisega just sisemiselt tööd tema ema teemadel, ma mõtlen korra, kas see meil oli grupis või kuskilt meil jooksis läbi, sügavalt tegi tööd oma ema teemadel ja järgmisel hetkel ta kirjutab ja ütleb, et ma ei suuda uskuda, et meil oli just nagu olukord, kus see hetk, kui mu ema oleks alati mu peale varem nagu pahandama hakanud ja nagu midagi meil oleks konflikt tekkinud, siis ta lihtsalt ülimas rahus nagu suhtles minuga ja nagu oli täiesti teistsugune. Aga see naine oli teinud metsikut andestustööd ja tervendanud seda liini oma ema vahel ja iseenda vahel. Ja nagu väline maailm saab alati sisemist maailma tagasi peegeldama, mille võrra see on nagu mega, kui sa saad aru sellest, et kõik, mis sul on vaja selleks, et jõuda sinna uude reaalsusesse, on siht panna paika ja hakata vaikselt minema, aeg teeb oma töö, see seeme kasvab, sina sisemiselt muutud järjest paremaks ja järgmisel hetkel need kaks seda reaalsust kohtuvad, ehk siis sina oled valmis ja maailm jõuab ka järgi ja siis öeldaksegi, et see luck või õnn on see, kui success meets opportunity, ehk siis nagu see nagu sa kohtuvad need võimalused ja sina, kes sa oled valmis nendest kinni haarama, aga kõik tuleb. Nagu anna aega, paar aastat, mis iganes valdkonna sa ette võtad, olgu see su tervis, su töö, suhted, raha, nagu ma ei tea, eneseteostus, üleüldine õnnelikkus. Kusjuures jumalast hea, vaata sa tõid kõik need aspektid, siis tegelikult ongi, kui sina ise kasvad inimesena, siis kasvab kogu sinu elu, iga elu aspekt, raha, suhted, ettevõtlus, kui sul on ettevõte, lastega suhted väliskeskkonnas teiste inimestega, kõik kasvab, kui sina ise kasvad. Ja see on niivõrd nagu hull nagu kõrvalt vaadates, nagu, kui ma proovin nagu olla toeks nendele, kes selle tee peale alles alguses jõuavad. Kuidas neil tuleb hästi kiiresti see, et aga kuidas? Öelge mulle, kuidas ma saan oma elu ära muuta. Ja see on nii lihtne. Sinu käes on nagu võime treenida ennast nii kaugele, et sa hakkad aru saama, mis su peas üldse toimub. Treeni oma teadlikkust ja treeni oma kohalolu ja hakka üldse tähele panemale, mida sa räägid 24/7. Millest sa mõtled 24/7. Milliseid pilte sa oma peas hoiad 24/7. Milliseid tulevikutsenaariume sa läbi mängid. Ja saa aru, et iga sinu mõte on tellimus. Ja kui sa sellest pihta hakkad, et sa reaalselt teed radikaalselt kas või 30 päeva, nii nagu mina alustasin, ja sa lihtsalt iga kord, kui sa vingud, paned suu kinni. Iga kord, kui sul tuleb hirm, siis sa ütled, oota, see on lihtsalt mõte, mis asja ma kardan siin ei ole midagi karta, nagu see on lihtsalt üks mõte minu peas. Kui sa iga kord, nagu, kui sul on nagu sa tahad kedagi taga rääkida, sa saad juba sabast kinni ja muudad ära. Iga kord, kui sa tahad vinguda ja viriseda ja öelda, et aga minu mees, aga minu... Ja siis on need, stopp,
ja siis iga kord, kui sa tahad endale pähe anda, iga kord, kui sa tahad ennast maha tõmmata, iga kord, kui sa tahad ennast kritiseerida, iga kord, kui sa tahad nagu endale taas mängida kõiki neid plaate, kuidas sinuga on lapsepõlves käitutud. Marle, mis sa ütleksid niimoodi, kas iga inimene, kes praegu vaatab, on võimeline elama seda elu, mida ta tegelikult tahab? Absoluutselt. Eranditult jah. Ja see ongi tegelikult tänase päeva meie sõnum kõigile, kes vaatavad. Iga üks, kes tahab, on võimeline elama täpselt seda elu, mida ta tahab. Aga sa pead ära defineerima, mida sa tegelikult tahad. Sest see näide selle elevandiga oli väga värvikirev, ma tean seda, ma olen seda korduvalt vaatanud. Me ei tahagi, et asjad juhtuksid pauhti. Küll, et kohata me tahame, et raha võiks olla homme. Ära taha raha, taha seda enese kasvu arengut ja raha järgneb. Ja taha seda, et ürita tajuda, mis on see tunne, kuhu sind tõmbab. Nagu kui sa oled stressis, siis hakka küsima harmooniat ja hoitust ja turvalisust. Kui sa oled olukorras, kus sul ei jätku piisavalt, siis hakka küsima, et mul on külluses kõige jaoks. Kui sul on ebamugav oma kehas, sa pole rahul oma tervisega või oma kaaluga, siis sellel hetkel hakkad keskenduma sellele pildile, et ma tunnen ennast oma kehas hästi, mul on jõudu, mul on jaksu, mul on energiat ja keskendu nendele üldistele tunnetele, mis on väga kerge üles leida kohe, kui sa vaatad oma elule peale ja esimese hooga sa kaardistad, et mis on mu praegune seis. See on selline nagu faktikontroll. Kui vana sa oled, kui palju sa kaalud, kui pikk sa oled, mitu last, mitu meest, mitu naist, mis iganes need sinu elu faktid on, mitu töökohta, mitu äri, mitu sissetuleku allikad, kui palju erinevaid pangakontosid, kui palju raha seal peal, mis iganes näitajad, mitu koera, kassi, mida iganes, kõik laod sinna letti. Ja siis sel hetkel vaatad üle ja küsid enda käest, et okei, millised on need asjad, mis mulle meeldivad siit? Okei, sellega on hästi, sellega on hästi, sellega on hästi, sellega on hästi. Ja seal võib olla ka emotsioonid sees. Sinu minapilt sellest, millisena sa ennast näed, sinu rahulolu, ma ei tea, enesearmastus oma välimusega või oma olemusega, sinu rahulolu oma, ma ei tea, seksuaaleluga, seal on kõiksugused erinevad aspektid. Ja siis järgmisel hetkel sa tuvastad rohelise vildikaga kõik, mis sulle meeldib ja punase vildikaga kõik, kus sulle need, see võiks muutuda. Ja siis sa küsid enda käest väga lihtsa küsimuse. Okei, kui ma seda ei taha, siis mida ma tahan? Ja keerad selle pildi teistpidi. Ja nüüd tuleb klassikaline lõks. Et kui inimesed ütlevad, et ma ei taha enam olla võlgades. Ma ei taha stressata töö pärast ega raha pärast. Ma ei taha enam mehega kakelda. Ma ei taha enam oma laste pärast muretseda. Ma ei taha karta, et ma jään haigeks, siis sa ei ole veel tegelikult ümber pööranud oma pilti. Mis vea me sellest lauses tegime, Karmo? See ei on üks paha sõna seal. No kuidas, aga ma ju ütlesin, et ma ei taha stressata, ma ei taha olla võlgu, ma ei taha, et ma iga kuu olen miinuses, ma ei taha enam see on hästi tugev emotsioon on selle taga. Ja see loob võlgasid juurde, see loob stressi juurde, see loob kõik asju juurde. Kuidas? Ma ju ütlesin, et ma ei taha. Mulle väga meeldib, Bob ütleb, universe don't understand the no. Universum ei kuule sõna ei. Ja, nii et kui sa midagi ütled väga emotsionaalselt, ma ei taha. Oled sa, Marlen, kunagi olnud sellise olukorras? Seda asja, sinna ma küll kunagi ei lähe. Pidevalt, sa ei kujuta ette, see on see koht, millega ma ikka veel ämbrisse astun ja kohati ka niimoodi, et ma ütlen selle ära ja ma saan aru ja keegi on minu lähedal ja ta näitab mulle seda peegeldust ja see ikkagi juhtub. Ehk siis ma ikkagi veel vahepeal libastun sellega, et ma loon läbi ei. Ja mõnikord on see lihtsalt naljakas ka. Minu naisel on ka see komme, ta ütleb, et seda asja meie majja küll ei tule. Ja seal see on. Aga räägime sellest natuke lähemalt. No, kas tohib? Muidugi võib, absoluutselt. Miks universum ei kuule sõna ei?
on sellepärast, et kuidas universum ja sina omavahel suhtlete, on läbi emotsioonide ja läbi nende visuaalide ja piltide, mis on sinu peas, mida sa võib-olla ei näe sama teravalt, enamik meist ei näe seda sama teravalt nagu seda reaalsust, jumal tänatud, sest muidu me ei teeks nende kahe reaalsusel üldse vahet. Aga reaalsus on see, et on see reaalsus siin ja siis on see mingi visuaalne pilt, mida ma suudan ette kujutada. Ehk siis nagu ära mõtle roosast elevandist. Ära mõtle roosast elevandist ega roosast karmosärgist, ära mõtle roosast elevandist. Ma palusin sul mitte mõelda roosast elevandist. See on ju kindel, et ei mõtle roosast elevandist. Mis sa näed? Reaalsus on, et sa esimese hooga võib-olla suudad nagu vastu panna ja siis sa üritad seda elevanti teha seal peas mingit teist värvi, aga järgmine sa saad aru, et ikkagi see elevant tuli ja ei lähe väga palju aega mööda, kui see elevant muutus roosaks. Ja miks see juhtub, on sellepärast, et see ei olnud seal oluline. Oluline oli see visioon, see pilt, mille ma endale maalin. Seega, kui ma ütlen ei taha stressi, siis sellel hetkel ainus, mida ma kujutan ette endale, on see mina, kes olen stressis. Ja see stressis olev mina on minu tellimus, sest ma kujutan ja visualiseerin seda stressis olevat mind. Kui ma mõtlen, et ma ei taha, et mul on iga kuu lõpus raha otsas, siis ma näen tühja pangakontot, ma näen ennast stressamas sellepärast, et mul ei jätku, ma näen ennast vaatamas valikuid, mida ma osta saan, ma näen ennast selles olukorras, et kuidas lastele mingite asjade suhtes ära seletada, miks ma neid ei osta. Kui ma ütlen, et ma ei taha olla nagu selles kehas, nagu, kus ma olen, siis lihtsalt ma põhimõtteliselt panen kogu oma jõu sellesse, et seda minapilti endast paigas hoida. Ja nagu kõik need nagu soovid, mida me esitame, selleks, et see tööle läheks. Kui ma küsin enda käest, kui ma seda ei taha, siis mida ma tahan, siis ma pean jõudma alternatiivse vastandpildini. Ma pean jõudma selle visioonini, visuaalini, sõnastuseni, lauseteni, mis näitavad mulle vastandit. Ja tihtipeale on see koht, et kui sa nüüd seda mängu päriselt hakkad tegema läbi ja kaasa ja ma täiega soovitan, et võta kasvõi, kui sa võtaksid nagu kasvõi ainult ühe õhtu ja sa pühenduksid sellele, et sa kirjutad üles oma elu faktid ja sa pöörad neid asju ümber ja sa teed seda ainult ühel õhtul ja 3 kuu pärast tšekid. Sa näed, kui paljud asjad läksid muutusesse, aga see töötab ainult siis, kui sa seda päriselt teed. Ja juhul, kui sa seda tegema hakkad, pane tähele, enamike kohtade peal sa esimese hooga isegi ei tea, mis selle negatiivse pildi vastand on. Kui ma palun sul kirjeldada, et kui sa seda ei taha, siis mida sa tahad, siis suurima tõenäosusega see kirjeldab mulle alguses siiski ikkagi seda sama negatiivset pilti ja paned sinna emotsiooni ja paned sinna ei. Aga emotsioon on liim, mis viib selle otse sinu alateadvusesse ja nii kui see on sinu alateadvuses, on see sinu energia väljas ja nii kui see on sinu energia väljas, siis on see tellimus universumile. Seega selleks, et su elu hakkaks muutuma, on sul reaalselt vaja ennast välja treenida sellest, et sa mõtled negatiivsetest asjadest. Sa räägid negatiivsetest asjadest. Sa lubad endale meelelaadi, kus sa ütled, ma ei tea, kuidas. Ma ei oska, ma ei saa. Ja sa oled endaga kriitiline, sa ei hoia ja ei armasta ennast piisavalt ja sa ei aksepteeri, et elu on alati ideaalne ja perfektne täpselt sellisena, nagu ta on. Ja kui sa selle trenni läbi teed, siis võib juhtuda, et hakkavad imed juhtuma. Mulle väga meeldib see Bob ütles, et kui sa saad aru mustkunstist, siis see enam ei ole imevata. Kui sa saad aru, kuidas elu töötab, siis see on tõeline maagia. See on tõeline maagia. Ja see ongi, meie üleskutse oleks küll, et minu üleskutse, ma usun, sa oled minuga nõus. Ole hea, hakka mõtlema täna, nüüd ja kohe, vaid sellest, mida sa tegelikult tahad. Jah. Seega, mis siis, kui sa teeksid ühe 30-päevase väljakutse iseendaga ja sa reaalselt ütled nagu igale vingumisele, virisemisele, muretsemisele, hirmule, paanikale, stressamisele, negatiivsele tellimusele ja pildile oma peas ei. Ja sa treenid ennast 30 päeva järjepidevalt pöörama oma mõtteid ümber. Kui keeruline see sul alguses olema saab. Sa näed täiega ära, et sa armastad neid negatiivseid mõtteid, sa näed täiega ära, et sa oled neist lausa sõltuvuses, sa näed ära, et sa ei oska mingeid vestluseid enam isegi mitte pidada, sest et sa isegi ei tea, millest rääkida, kui te ei vingu ja te ei virise.
Te satute olukordadesse, kus te lihtsalt vaikite ebanormaalselt, sellepärast et sa ei teagi, mida positiivselt öelda, sest ma olen alati selle koha peal vingunud ja virisenud. Ja sa satud olukorda, kus sellel hetkel, kui sa peatad oma mõtted iseenda kohta, näiteks sa ei anna endale enam pähe või sa ei ole enam kriitiline endaga, siis sul on peas vaikus. Ma mäletan, et kui ma alustasin sellega ja ma tegin 30 päeva niimoodi läbi, et ma otsustasin, et ma mitte ühtegi halba sõna enam enda kohta ei ütle. See oli nii huvitav protsess. Esimese hooga mul ei olnud teadlikkust, ma ei saanud üldse aru, et ma nii kriitiline olen endaga. Ja siis sellel hetkel, see on totaalne enesearmastuse valem, lihtsalt kui te tahate selle nüüd siit kiirelt niimoodi tasuta ära õppida, lihtsalt paneme siia laksust selle sisse. Aga see oli selline, et nagu ma otsustasin, et okei, et ma põhimõtteliselt enam ei ütle mitte midagi halvasti endale. Esimese hooga ma sain sõnal sabast kinni sellel hetkel, kui põhimõtteliselt ma olin endale nagu täiega koosa kirja pannud. No nagu ta, et sa oled ikka, mismoodi sa ikka niimoodi tegid ja nii nõme ja nagu nii paha ja nagu mida sa üldse mõtlesid ja nagu mida nad sust nüüd arvavad ja nagu ikka niimoodi, et oli antu. Ja siis ma äkki ärkasin peale seda hullu möllu oma pea sees ja mul oli oota, stopp, ma ei tohtinud seda ju öelda. Ja siis mul oli niimoodi, et ja ma ei osanud mitte midagi selle asemel öelda. Ja siis ma hakkasin pihta selliste lausutega, et sa olid tubli, sa meeldib mulle, tegelikult sa oled tore, no mitte midagi ei osanud enda kohta teistmoodi öelda, aga pähe andmine, see tuli nagu lindilt nagu mingi hea tropp, nõme, särki-värki, kuidas sa saad nagu, ma ei suuda uskuda, et sa seda tegid, see oli nagu sisse käiatud. Aga pane tähele, vaata, kui inimesed teistega räägivad, on ja üks asi on ise endaga, nad materdavad iseennast. Tavaliselt leitakse teistes inimestes alati seda halba üles. Olgu see siis laps pingutab kogu väest, vaata. Tavaliselt jaa, aga see sõltub teadvustasandist. Mingis konkreetses teadvustasandis me lihtsalt suhtlemegi omavahel niimoodi, aga kõrgemale tõustes me jätame selle maha. Absoluutselt, see ongi see, mis ma tahtsin öelda, on, et pange tähele, kuidas te oma lastega suhtlete, nad teevad, pingutavad kõigest väest, et olla head lapsed nii-öelda. Aga need ei tule see välja tihtilugu, sest nad samamoodi on nendel mingid mustrid on juba tekkinud. Ja mis ma ütlengi, et kui Bob on öelnud, et tema on mõttemustrite muutja, siis meie oleme ka mõttemustrite muutjad. Me saame anda juhendeid inimestele. Me ei saa tööd ära teha. Ehk siis teisisõnu, mis sa siis soovitad, kui inimesed kipuvad oma lastega, kuidas käituma? No ma ütleks niimoodi, et mitte nõmedalt, aga taaskord leidke lastes head. Ma tean, esialgu võib tundus, et see on lausa ületamatu probleem. Aga ta ei tee ju mitte midagi head. Teeb küll. Lihtsalt otsi seda. Ehk siis teisisõnu, lastest rääkides, meil on metsik mõjuvõim selle üle, milline saab olema nende sisekõne iseendaga. Sinu sisekõne iseendaga on tulnud sellest, kuidas sinuga räägiti, kui sina olid laps. Ja sellest, kuidas nüüd sina räägid oma lapsega, saab tema sisekõne. Ja kui palju vabandavad vanemad ennast välja sellega, et nad ütlevad, et aga lapsed trigerdavad mind. Ja lapsed ajavad mind hulluks. Ja lapsed ei lähe õhtul õigel ajal magama. Ja sellepärast mul tekib see reaktsioon, mida ma ei suuda kontrollida ja siis ma pahandan nende peale, ma karjun nende peale. Sina oled täiskasvanu. Tema on laps. Sinu käes on kontrollida ise oma tundeid ja emotsioone ja sina pead tegema sisemise otsuse, et sa mitte kunagi ei käitu oma lapsega halvasti. Ära kasuta oma last ettekäändena, et tema ajab sind hulluks. Tema ei aja sind hulluks. Sa ise ajad ennast hulluks ja elad ennast tema peal välja. Võta vastutus selle eest ja kaitse ära see väike alateadvus. Sellepärast, et ta võtab kõik sisse. Ja ta võtab sisse sinu stressi, ta võtab sisse sinu enesekriitika, ta võtab sisse selle, kuidas sina temaga suhtled, aga mis on veel hullem, sa tahad õpetada oma last elama parimat võimalikku elu, ela ise parimat võimalikku elu, sest nad kopeerivad maha meie standardid. Kui lapsevanemad on koos omavahel suhtes, kus nad ainult elavad selle pärast koos, et laste heaks, siis laias laastus sa õpetad oma lastele mustri, et minu vajadused ei loe. Ja sa õpetad lastele, et nagu oma tundeid ei tasu kuulata, sest tuleb lihtsalt tiksuda ja eksisteerida ja olla. Ja siis kasvab see laps üles ja avastab ennast samasuguses suhtemustris, nagu sina oled praegu.
Seega, kui sina ei tee ennast korda, kui sina ei tee oma rahaparasiigasid korda, siis su lapsed kopeerivad selle maha. Kui sina ei tee trenni, kui sina ei toitu tervislikult, kui sina ei ela oma parimat võimalikku elu, siis see on see standard, mille sa näitad oma vanema eeskujuna lapsele ette. Ta ei õpi mitte sinu nagu sõnadest, vaid ta kopeerib maha sinu eluviisi. Ja kui te ise tahate teada, miks te käitute nii, nagu te käitute, siis vaadake oma vanemaid. Tõenäoliselt sa oled maha kopeerinud. See on valus, kuule. See on valus. Tead, kui tihti kui me hakkasime Jaanat koos elama, Jaan ütles, et sa käitud nagu oma isa, sa käitud nagu oma ema. Ja tead mis või? Me oleme maha kopeerinud oma vanemate mustrid tihtipeale niimoodi, et kui me vanemad tegid midagi enam-vähem neutraalselt, siis me kopeerisime tema viisi seda teha maha üks ühele. Aga kui ta tegi midagi ekstreemselt, siis me kerisime teise äärmusesse. Ja see on see valem, kui sa tahad teada, kuidas on sinu alateadvuse mustrid kujunenud, siis see on sinu kompott, kuidas sina oled kokku pandud. Aga teadlikkus kirjutab kõik üle. Kui sa teadvustad, siis sa saad seda muuta. Aga me saime siin enne ühe kommentaari. Mida teha, kui mõni täiskasvanu on ise nagu laps? Ja see on nüüd väga julm, aga ma kavatsen sellele niimoodi leebelt vastata. Vasta leebelt. Ainus, keda sa muuta saad, oled sina ise. Seega ükskõik, kuidas keegi väljapool käitub, see on peegel sinu sisemisele maailmale, see on peegel sinu sisemistele standarditele selle suhtes, et miks sa üldse elad sellist elu, et üldse sinu elus saab üldse keegi eksisteerida, kes niimoodi käitub. Just. Kui sina muutud ja muutub sinu standard selle suhtes, et mida sina eeldad, et kuidas inimesed omavahel suhtlevad, siis muutub inimene või muutub inimene. Ehk siis, kui nagu ma õpetan naisi pidevalt, kuidas suhteid korda teha, muutub mees või muutub mees. Tšukke valem. Kas on lihtne valem? Väga lihtne. Aga enne kui saab muutuda mees, kui sa oled naise positsioonis, peab muutuma naine. Ehk siis nagu kui mina naisena muutun, siis juhtub üks kahest. See mees, kellega ma suhtlen, tuleb minule järgi ja ta hakkab mängima minuga selles uues reaalsuses koos minuga kaasa, sest minu sisemine maailm muutus. Või ma leian kellegi teise, kes sobitub minuga selles ajahetkes paremini. Ja nii on kõigega. Nagu muutub meie väline reaalsus lihtsalt lähtuvalt sellest, et mina sisemiselt muutun. Ja me peame täielikult loobuma sellest, et ükskõik milline mõttemuster ütleb, aga tema, aga mida ma teen sellepärast, et tema on selline. Ei, siin ei ole ühtegi teda. Siin oled ainult sina. Just nimelt, ma vaatasin praegu kella, ma pean kahjuks otsi hakkama kokku tõmbama. Aga meil on olnud siin juba ülim nagu, ülimalt palju head materjali, et nagu kui see vähegi on nagu, kui sa oled vaadanud seda kas algusest peale või poole pealt, siis ma kohe vuristan mõned asjad siia lõppu. Esimene asi. 30 päeva negatiivsuse dieeti, nagu reaalselt võta see ette ja tee ära ja vaata, kuhu sa jõuad. Üks õhtu pühendu sellele, et kirjutada üles kõik oma elufaktid ja keera ümber need asjad, mida sa ei taha, nendeks, mida sa tahad ja kontrolli, et sa kasutaksid positiivset sõnastust ja kontrolli, mis pilti sa näed sellel hetkel. Ja kui sa tahad abi, siis Marlen Annabel TV-s on selline lühike 10-minutiline video nagu tuletrikk. Marlen Annabel, tuletrikk, kirjutad YouTube'i sisse, siis leiab mu ülesse. Kui sa kirjutad ainult tuletrikk, siis sa näed 13-aastaseid tikkudega mängimas. Et paar aastat tagasi oli veel tuletrikk see, millega üles leidis, aga nüüd on vaja Marlen Annabel juurde kirjutada. Ja siis, kui sa võtad selle ühe õhtu ja pühendud sellele, pane endale meeldetuletus 3 kuu pärast kalendrisse vaadata sellele paberile uuesti otsa ja sa näed, kui paljud asjad lihtsalt selle ühe harjutusega juba muutsid suunda. Ja kui sa praegu seda videot vaadates leidsid midagi, mis sulle meeldis, siis ma viskan kohe paar asja veel. Viska. Esiteks, pane see video otsast peale mängima ja võta paber ja pliiats kõrvale. Mitte arvuti, vaid paber ja pliiats ja kirjuta välja kõik mõtted, mis sind kõnetavad. Sellepärast, et iga kord, kui sa kirjutad, siis sa tegelikult lood neuroniühendusi oma peas ja see materjal jõuab sinuni absoluutselt sügavamalt, kui ta jõuaks siis, kui sa seda kuulad lihtsalt, just nimelt. Siis reaalselt kirjuta endale välja sildid ja kleebi need oma kodus igale poole. Kui sa said siit mõne hea lause, kirjuta need positiivsed sildid, positiivsed, mitte läbi eituse ja pane need oma kodus seintele. Nagu vaata, mul on seal jälle, ma olen usaldav ja armastav, et see oli tegelikult mul siin taga, selle raami sees siin, aga ma võtsin enne seda laivi selle just ära ja tõstsin teise koha peale, mul on terve nagu elamine tegelikult selliseid silte täis. Siis
ja mis sa võiksid veel valida, on see, et tihtipeale, kui sina oled juba see keegi, kes on jõudnud enesearenguni, siis me oleme alguses sellises huvitavas kookonis, et meie vana maailm ei saa meist enam aru ja meie vanad tuttavad ei mõista meid enam ja siis, aga seda uut maailma justkui veel ei ole. Ja siis tihtipeale on see, et me oleme sellised nagu enesearenguga tegelejad, kes on nagu natukene nagu kapis sellega, spirituaalses kapis istume. Seega ma kutsun praegu nagu sind üles, et juhul kui sa leidsid siit videost mõne hea mõtte, jaga neid häid mõtteid siia alla kommentaaridesse ja sellel hetkel, kui sa oled siit midagi kasulikku saanud, võta ennast kokku ja julge jagada seda webinari edasi oma lehel, saata seda edasi järgmistesse allikatesse, sest sa kunagi ei tea, kuidas sinu jagamine võib ilmuda kellegi ajaliinile sellel hetkel, kui ta on totaalses kriisis. Just. Sa kunagi ei tea, et võimalik, et sinu ühest jagamisest, kui sa jagad seda edasi ainult oma tavaliselt Facebooki ajajoonel näiteks või kuhu iganes see video meil veel üles läheb, YouTube ja nii edasi, võib-olla sa jagad seda edasi, sa natuke põed sellepärast, et aga mida inimesed must arvavad, kui ma sellist materjali jagan. Aga seal võib olla ainult näiteks 1 või 2 inimest, kes selle peale ütlevad, et issand, mul oli nii vaja seda praegu. Aitäh! Ja kui sina julged olla see, kes tuleb sellest spirituaalsest kapist välja, siis selle peale sa võid avastada, et sa leiad väga paljud vanad tuttavad ülesse, kes tegelikult teevad kõike seda sama, mida sina teed, aga nemad ootavad, et sina jagaksid esimesena, et sa oled sellest spirituaalsest kapist nagu avalikuks tulemas, et sa tegelikult ka tegeled enesearenguga ja sina ootad, et nemad jagaksid esimesena. Seega mõlemad ootavad, et teine näitaks ennast enne, et nagu, sa tegeled selliste asjadega, sa reaalselt nagu tegeled oma elu parandamisega, sa reaalselt töötad iseendaga, aga ole see esimene, kes pistab oma nina välja ja ütleb, et tead, ja tegelengi ja ma olen nii tänulik, et ma tegelen. Sellepärast, et ma elan nii head elu tänu sellele. Absoluutselt, kõigil on Marlen paneb oma aadressi siia alla, kust leiab Marlen sinu info? Ja mind leiab Facebooki grupis Turbiin ja mind leiab marlenannabel.ee lehe pealt ja siis Marlen Annabel TV YouTube'i kanalist. Nii et ja mind te teate, kust leida, kes on mind vaatanud. Aga pane sina ka, sest et ma panen seda kindlasti. Ja kui sa jagasid, siis on karmokivicoaching.com on minu veebileht. Seal on olemas koolitused, seminarid, webinarid, kõik mis tulevad. Ja muidugi on olemas Facebookis samamoodi Karmokivi coaching leht, kus siis jagan infot ja lihtsalt hakake tegelema iseendaga. Sest ausõna mina luban, et kui sa hakkad tegelema iseendaga, kogu sinu elu muutub. Ära oota, et teised muutuksid enne. Ja kui keegi tunneb, et ta tahab Pärnus ja tahab füüsiliselt inimesi näha ja võib-olla kätke suruda, kui ta julgeb siis juba 3. kuupäeval on mul Pärnus seminar. Siis ma otsustasin, et iga teine nädal tuleb Pärnus seminar. Oh, wow. Sest ma tahan, et inimesed tuleksid jälle kokku, jälle kallistaksid üksteist, kui nad julgevad ja saaksid sellest nagu seda uut indu vaata, et koos tegemise rõõm. Nii et 3. oled oodatud Pärnusse kell 18.30 Estonia Resort konverentsi keskusesse. Juhul, kui sa näed seda videot õigel ajahetkel, et sellest viimasest infokillust osa võtta, aga muidu tšeki siis meie erinevaid kanaleid ja Karmo erinevaid kanaleid, et teada, millal ta jälle mingit seminari teeb. Ja see on Karmo puhul nagu nii äge, et Karmo reaalselt teeb. Et minuga on see lugu, et mina pole nagu pikalt ennast nagu füüsilises maailmas inimestele kätte andnud, mille võrra ma nagu kaifin seda, et Karmot on reaalselt võimalik. Jätku tuled ka Pärnusse siis või? No vaatame, mis lugu annab, mine sa tea, äkki tulen. Ma viskasin praegu õhku sellise lihtsalt palli õhku niimoodi, vaata. Sest et nagu reaalsus on see, et me tegelikult ju, meil on üks taust, me mõlemad oleme alustanud Boobi juurest õpetamismaterjalidega stickmanid ja kõik muud asjad, et me tegelikult nagu selle võrra me süngime hullult hästi. Ja mina täiega nagu kaifin ja tänan, et sina teed seda tööd, mida sina teed, et sa oled toonud nagu selle materjali Eestis nii kättesaadavaks, et nii kui sa siin vilkuma hakkasid, siis ma nagu täiega lihtsalt jälgisin, mõtlesin nagu nii tore, keegi on veel jõudnud sinna maailma. Nii et nii äge, aitäh sulle sinu töö eest. Ja ilusat päeva kõigile. Nägemist.